Aitäh, Viktoria! Väga hea sissejuhatus. Tõepoolest meil nüüd 1. oktoobrist stardib siis õiglase kaubanduse kuu. Tere, tänan kutsumast. Nii tore on kuulda, et teil on juba olnud tegus hommik. Ja ma prooviksin nüüd üks hetk kohe jagada ka oma ekraani. Aga ma ütlen, et jah, ma tulen rääkima sellest, et meil on õiglane kaubandus, mis seal siis täpselt on võimalik teha õiglase kaubanduse kuul ja võib-olla anda ka ideid, et mismoodi seda kuud võiks koolides tähistada. Ma tegin selle ettekande sellisel teemal. Nii, oota, aga nüüd ma kohe proovin siis jagada seda ära ka kohe. Vaatame, kas mul õnnestub. Nii. Nii ja present äkki. Kas te näete praegu? Jah, suurepäraselt. Okei. Et mulle meeldib väga üks selline slogan, mis minu kolleeg Kristina Mänd on juba varasemalt välja öelnud ja võib-olla temaga olete tutvunud ka, et võtame isiklikult. Ja mul on ka tunne, et elu ongi lihtsam võtta kuidagi isiklikult selliselt tuleb parem välja, et toidu hind ikkagi tuleb läbi inimeste ja toidu hinna taga on inimeste hind ja nende kodu, nende tervis, nende perekonna hind ja toidu hind on põhimõtteliselt tänapäevaks saanud inimeste elude hinnaks. Ma panin siia mõned pildid, et lihtsalt tuua sellist visuaalset poolt teile juurde. Need on inimesed, kes siis iga päev töötavad põldudel. Siin üleval on Indias üks teepõõsaste põld ja siin alla olen siis toonud ka puuvilla ja kakaod. Et iga päev lähevad miljonid inimesed tööle ja täpselt nagu meiegi lähme tööle, siis nemad lähevad lihtsalt põllu peale tööle. Need on nüüd mõned näited, mida võib leida õiglase kaubanduse osas Eesti poodidest. Et meil tõepoolest on olemas ka õiglase kaubanduse banaanid näiteks. Täna pakuvad õiglase kaubanduse banaane Prisma poed. Aga tore on ka see, et meil on näiteks lilled. Ja siin korvis, kui sa nüüd vaatad, siis siin on ikka kõike. Kõige tavalisem ongi tuua võib-olla muutus õiglase kaubanduse osas, alati kui me sellest räägime, tee ja kohvi ja suhkru kaudu sisse. Ja siin on siis mõned sellised visuaalsed näited, et mida oskaks üldse poest otsida. Aga ma natuke räägin tausta, et mis see õiglane kaubandus tänapäeval välja näeb. Fakt on siis see, et ikkagi tänapäeval ka me peame rääkima sellest, et iga 10. inimene maailmas on näljas. Ja 2 miljardit inimest elavad vähem kui 1,5 euroga päevas. Ja seejuures Lääne-Aafrika talunikud siis, kes teenivad ju tohutult vähe, et Lääne-Aafrikas tuleb endiselt 2/3 kakaost ja kusjuures Lääne-Aafrika puhul on oluline see, et elevandiluurannik, mis on läbi sajandite olnud ka see koht, kus kohas kõige suurem inimkaubandus on aset leidnud, orjakaubandus ka mitusada aastat tagasi, siis see koht just oli kõige aktiivsem. See on huvitav, et siiamaani see koht on kõige aktiivsem inimeste ekspluateerimise poole pealt. Ehk siis, et siiamaani on seal lapstööjõud, orjatööjõud ja erinevad muidugi poliitilised keerukad olukorrad. Aga et siiamaani siis on ka Lääne-Aafrika talulikud need, kes on sunnitud tootma maailmas enamiku kakaost. Kusjuures enamik kohvi maailmas tuleb Brasiiliast, ühest piirkonnast nimega Mineras Gerais, mis siis sattus eelmine aasta suure inimkaubanduse võrgustiku paljastusse ja see on tohutu suur ala Brasiilias, mis on võib-olla Euroopa kontekstis võtta kokku nagu mitu suurt Prantsusmaad. Ja paljastusvõrgustik, mis siis on üks maailma suurimaid ja läbi aegade kõige võimsamaid inimkaubanduse võrgustikke üldse. See oli kohutav uudis ikkagi, sest et arvati, et orjakaubandus ja laste orjandus ja kõik need sellised sunnitööd on vähenemas. Aga et eks ta on ka kindlasti, aga et lihtsalt selline tohutult mõjukas uudis sellega, nende kohtadega, siis selle kohviga olid seotud näiteks ka Starbucks ja Nescafe, kes siis ütlesid nendest kohtadest lahti. Ja huvitav on see, et kui me räägime täna ikkagi Fairtrade märgisest, siis paljud
need istandused siis olid seotud ka märgistega nagu UTS ja Rainforest Alliance, mis tähendab seda, et kui oluline on omada oma toote peal märgist ja kui oluline meil tarbijatena on minna poodi ja otsida märgiseid, mida me saame usaldada. Ja Fairtrade on üks nendest, millega Mondo on tegutsenud juba viimased 7 aastat ja mis on maailmas üks jätkusuutlikumaid ja kõige rohkem suudab tagada siis seda, et ma kohe räägin teile nii. Aga et siiamaani siis 168 miljonit poissi-tüdrukud on sunnitud töötama. Ja Lääne-Aafrika kakaoistanduses siis töötab üle 2 miljoni lapse, kusjuures enamus neist ei tea isegi, et milleks seda kakaot siis täpselt kasutatakse. No siin juures muidugi ka üle 100 miljoni noore, kes ei oska endiselt kirjutada, kellest suur hulk on tüdrukud ja endiselt hästi suur probleem on see Indoneesia vihmametsadest hävitamine palmiõli tootmise pärast. Aga et see, millega Mondo siis töötab viimased 7 aastat, on Fairtrade'i märgis. Fairtrade'i märgis töötab kogukondadega. See on juba mitukümmend aastat vana märgis. Sai alguse ühest toredast Hollandi ametnikust, ühest kirjanikust, kes oli ka oma osa andnud Hollandi valitsuses ametnikuna töötamisena ja ta kirjutas Mehhiko kohvitööstusest ja kohvi tootmisest siis toona ja seal oli orjandust ja inimõiguste rikkumist tohutult palju, aga siis, kui tema sellest kirjutas, see oli 17. sajand, et siis see pani nagu asjad liikuma esimest korda selliselt, et hakati mõtlema selle peale. Aga et 80-ndatel Fairtrade'i liikumine läks palju jõulisemaks ja Fairtrade on tänaseks ainuke märgis, millel on kõrval ka iseseisev sertifitseerimise jälgimisorganisatsioon Flowcert ja nemad on sellised, kes siis etteütlemata käivadki kohal väga tihedalt nendes istandustes, nendes kogukondades ja jälgivad ka seda, et kuidas siis tagatakse inimestele see, et nad saavad töötada normaalsetes tingimustes. Fairtrade'i eesmärk ongi tuua välja siis see, et töölised saavad töötada normaalsetes tingimustes, neil on olemas tööriistad, neil on normaalne tööaeg, lapsi seal ei tööta, lapsorjatöö ja ka orjatöö on keelatud, meditsiiniline abi on alati olemas, keskkonnasäästlikkus, et ei reostata. Need on niisugused põhilised sambad, mille peale õiglane kaubandus seisab. Ja me oleme Mondos välja andnud ka õiglase kaubanduse sõbramärki. Täna on meil kuskil 50 sõpra. Need on Eesti ettevõtted, kes on võtnud ka endale selle teema ettevõtete organisatsioonid, oleks õigem öelda, koolid ja sellised avaliku sektori organisatsioonid on siin all ka, kes on võtnud endale õiglase kaubanduse nagu oluliseks teemaks, et on mitmed ettevõtted, kes sellest räägivad, kes kasutavad ka ainult õiglase kaubanduse tooteid oma kontoris. Üks nendest on ka Mondo. Ja teiseks on koolid, kes järjepidevalt siis iga aasta võtavad siis selle teema üles ka õiglase kaubanduse nädalal, mis oli varasemalt ja nüüd on õiglase kaubanduse kuu. Sest et meil on nii palju tegevusi ja et milleks seda siis ühe nädala peale kokku pressida. Räägin teile kohe ka lähemalt, et mis siis õiglase kaubanduse puhul teha saab üldse. Aga traditsiooniliselt siis me tähistame õiglase kaubanduse sündmust, varasemalt siis kuud ka alates 2013. aastast. See on olnud üsna nagu kihvt ja lihtne viis, kus kõik saavad panustada. Tavaliselt lihtsalt rohkem on suunatud tähelepanu sellele, mis on minu mõju teistele inimestele siis, ütleme kõige lihtsamalt. Martin Luther King on öelnud hästi toredalt, et juba enne hommikusööki sõltume me poolest maailmast. Ehk siis, et kui sa hommikul kasutad kohvi, teed, suhkrut, võib-olla ka banaani, siis see tähendab seda, et juba meil on kontakt olemas teise poolega maailmast. Küll aga palju lihtsalt ei panda võib-olla tähele seda, et ei peeta ka oluliseks, sellepärast, et ei teata,
mis sellega seotud on ja mis vahe see on, kas ma ostan tavalist kohvi või ma siis vaatan, et okei, et tal siis võib ju olla see Fairtrade'i märk peal. Et mida ma tegelikult sellega toetan ja on hästi kihvt, et nii paljud koolid on kaasa tulnud sellise uue põlvkonna kasvatamise teemaga. Et tõepoolest ta on olnud ka üsna lõbus, et lisaks õiglastele ostudele saab siis mängida ka raadiomängu. Meil on iga aasta olnud raadiomäng ja seekord on ka Kukus siis just koolivaheaja nädalal. Aga see ei olegi niivõrd nagu noortele suunatud. Aga võtta ja levitada materjali, teha postitusi. Koolid on andnud ka toredaid intervjuusid, ise rääkinud sellest. Meil on hästi viktoriin välja mõeldud. Tegelikult on meil ka hulganisti filme maailmakooli filmikogus. Saab võrrelda ostukorve poodides, pakkuda ise õiglaselt toodetud kohvi, teed, makusat või näiteks lihtsalt šokolaadi. Ja õiglase kaubanduse nädal on kõigile avatud, kõik saavad osaleda, et meil on seal õiglase kaubanduse sõbrad, kes on siis organisatsioonid ja ettevõtted, kes siis lihtsalt rõhutavad, räägivad sellest rohkem ja panevad oma varasemalt siis panevad üles sellise plakati, mis me oleme neile koostanud, mis inspireerib lihtsalt, ütleme, seda inimest, kes siis töö juures läheb kohvinurka, kööginurka endale sinna teed või kohvi tegema ja siis ta näeb seal seina peale seda plakatit, kus on sellised toredad asjad peal, et see kuidagi tuletab talle meelde, et tegelikult me siin töö juures oleme üks kogukond ja me aitame teisi inimesi teisel pool maakera ja me oleme kõik seotud. Kaasa tulevad ka poed, suured poeketid, Rimi ja Prisma, kaubamaja ka. Solaris see aasta vähemalt Solaris tegelikult liitus Selveriga ja siis selle kerged ümberkorraldused. Aga see on väga kihvt, et Rimi ja Prisma on võtnud selle teema väga suurelt ette ja nemad kajastavad seda ka nüüd sellel oktoobril väga tugevalt. Ka koolid, et ka teie seas, kui nüüd õpetajad tunnevad siin ka, et tahaks midagi küsida pärast või kuidas saaks veel ideid või kuidas me saaksime aidata, et siis ma juba ütlen praegu ära, et ma hea meelega aitan ja me toetame kõik. Hotellid, kohvikud, restoranid on ka need, kes siis järk-järgult veits nagu väiksema rütmi ja sammuga on võtnud sisse järjest rohkem õiglase kaubanduse teed, kohvi ja suhkrut. Need on kõige põhilisemad. Maaletoojad, selle koha pealt meil oli hästi põnev uuring, mida üks Tallinna Ülikooli tudeng meile presenteeris, kus tegelikult poeketid ütlesid, et me isegi tahaksime võib-olla tuua rohkem, aga see on väga palju ostujuhtide taga kinni. Nad lihtsalt ei oska otsida maaletoojate veebilehtedelt neid õiglase kaubanduse asju, et üks suur asi, mida me praegu ka teeme ja soovime läbi viia ja rohkem aidata ja kahel ettevõttel on see juba tehtud, kahel maaletoojal siis, et ta paneb oma veebilehele sellise filtri peale, et sina Fairtrade tooted ja siis sa saad sealt vaadata, et see teeb ostujuhtide töö palju lihtsamaks, aga see tähendab ka seda, et tegelikult meil, kes me lähme lõpuks poodi, on ka võib-olla suurem valik. Nii. Aga üks hästi oluline asi õiglase kaubanduse kuul ka sellel aastal on uuring õpilaste seas 15–19 aastaste hulgas ja tahaksin ka tegelikult teie abi küsida. Et see on niisugune hästi meil on praegu 2 aasta rütm olnud, et 2016, 2018, 2020, et nüüd tahaks ka seda teha. Ja me oleme saanud seda teha tegelikult suuresti tänu õpetajate abile, kes siis on seda uuringut siis oma koolis ka tutvustanud ja lasknud õpilastel täita. Mis me oleme varasemalt teada saanud, selle eesmärk ongi tegelikult teada saada harjumuste, eelistuste, mõtteviisi kasvamisest ja muutusest läbi aja. Küsimused on kogu aeg samad, küsimused on 5 minutiga vastab need ära, aga niisuguse kihvti järjepidevuse kasvatamine Eesti koolides käivate õpilaste hulgas siis, et väga tahaksin paluda teie abi. Aga ma tutvustan, mis me siis varasemalt oleme saanud teada, et kindel on see, et Fairtrade'i märgise tuntus ka Eestis kasvab. Kui 2016. aastal teadis 26%, millega tegemist on, siis juba 2 aastat hiljem teadis 65%. Rohkem inimesi ostavad pigem õiglase kaubanduse ja kestliku ettevõtluse märgistega tooteid. Et kui 2016 ostis 11% võimalusel vähemalt mõnes tooterühmas märgisega tooteid, siis 2 aastat hiljem, 2018, ostsid juba 33% Fairtrade'i tooteid iga kord, kui selleks võimalus oli. Ja suur osa on valmis Fairtrade'i tooteid ka edaspidi ostma, ehk siis et 72% noortest on väga huvitatud sellest.
õiglase kaubanduse põhimõtete ja sisu kohta on nüüd ka levimas rohkem infot. Enamus infot on saanud õpilased kooli ja interneti kaudu, mis tähendab seda, et kui mega suur töö on ikkagi koolil ja tegelikult kooli kontaktile, meie jaoks kontaktile õpetajal. Et siis võimaldada õpilasel seda infot saada. 67% tuli siis koolist ja internetist, 56%, et koolist isegi rohkem. Ja 9% ütles, et nemad ei ole siis üldsegi mingit infot saanud. Ja poodides rohkem õiglase kaubanduse tooteid ka läbi aja, et siiamaani see kogu aeg kasvab. Tänapäeval, täna nüüd ma võin öelda, et kuna Eestis meie oleme otse Fairtrade Finlandi all ja Fairtrade Finland on Fairtrade Internationali all, et siis meil just oli Soomega koosolek ja Eesti siis veel haldab Baltikumi üleüldiselt ka, toetab neid. Et Eestis on peaaegu 500 Fairtrade'i märgisega toodet eri kategooriatest müügil ja Eesti on ka kõige edukam Baltimaadest. Nii, ja et poodides siis järjest kasvab ja enamasti ei osteta Fairtrade'i tooteid, sest neid on lihtsalt raske poeriiulitel märgata, et see on ainuke asi, miks pärast ei osteta. Et see valim oli selline, siin on nüüd ka turu-uuringute Omnibussi küsitluse algusest tehtud ja siis Eesti õpilaste arvamus 2018, mis pärineb siis koolidega koostööl. Nii, miks mul edasi ei liigu? Oh my god, ma kiirus kinni. Kliki slaidi peale hiirega. Läks, okei. Et õpilastele Mondos me oleme teinud ka õiglase kaubanduse tunde. Seda me teeme endiselt. Victoria siis saab jagada seda linki, mismoodi õiglase kaubanduse tundi saab endale kooli ka. Mina või Kristina või keegi teine oleme rääkinud õiglasest kaubandusest. Selle puhul oleks hästi tore, kui õpilased juba sutsu nagu teaksid, et me päris nullist peale ei tule sellega. Aga ma natuke näitan teile, et mis õiglase kaubanduse osas on vahepeal toimunud. Lihtsalt, et kuidagi tuua seda seost, et kuidas meie valikud siin Eestis mõjutavad inimeste elusid teisel pool maakera. Et kui see koroona aeg oli, siis õiglase kaubanduse kogukonnad, ehk siis, et need põllutööliste ja kasvatajate kogukonnad, mingi ütleme Ecuadoris, Indias, igal pool siin mööda maailma, aitasid inimesi lähikonnas. Kõik banaanid, mis siis Kolumbias näiteks ei saanud üle piiri minna, tasuta siis suur osa jagati laiali oma kodukohas, et inimesed, kes olid näljas, saaksid midagi süüa. Need on hästi kogukonnapõhised sellised projektid, mida Fairtrade'is ka peetakse. Ja siin on näiteks üks näide, kuidas siis kohe, see oli nüüd märtsis, kohe kui see koroonalaine tuli, et kui oluline inimestest hoolimine. Fairtrade'is on alati esimesel kohal inimene, et inimesed saaksid jätkata oma tööd, et siis pandi siuksed plastikust seinad neile vahele ja mütsid asjalt pähe. Siin on Indias teelehtede kogumine. Neil oli hästi suur probleem see, et kuidas siis korraldada seda teelehtede korjamist selliselt, et inimesed omavahel kokku ei puutu ja siis seal hakati jagama neid veergusid nii-öelda selliselt, et rütmi järgi oli üks inimene, kes ütles, et helistas kella ja nüüd on aeg siis järgmine see vahe võtta, et nad ei peaks neid maske nii tihedalt kandma, sest seal on väga palav ka. Siin on üks tore näide sellest, et kui oluline on Fairtrade'i puhul kogukonna teema, ehk siis, et kui Fairtrade'i, alati kui ostetakse Fairtrade'i märgisega toodet, siis suur osa tagab selle, et inimene, kes on näiteks kasvatanud seda kohvi või kakaad või suhkrut, seda tootnud, et ta saab esiteks õiglase hinna. See on siis turuhind ja turuhinnal alati lisandub ka lisatasu, mida kutsutakse Fairtrade Premiumiks. Ja vot see lisatasu on midagi sellist, mis siis see väike kogukond kokku kogub ja enamasti sellega ehitatakse koole, haiglaid, teesid, veepuhastussüsteeme ja siukseid asju. Aga et näidata teile lihtsalt piltidega läbi klikata neid teelehtede kasvatus üks Ugandas, et kuidas see elu nagu päriselt välja näeb. Et kui tore on näha endast teistsuguseid inimesi töötamas. Ja kuidas päriselt siis tee üldsegi valmib, et keegi korjab selle ju oma kätega ja näeb vaeva.
kui te nüüd teate ämblikmeest, siis seal oli üks onu Ben, kes ütles, et suure võimuga kaasneb ka suur vastutus. Nii et Eestis on täpselt samamoodi kõige õude tsitrusest järel on siis banaanid ostetavuselt populaarsuselt kolmas. On populaarsuselt kolmas ja ei tea, kui palju tegelikult te olete märganud seda, et milliseid banaane poodides müügil on. Ma tahtsin korraks otsida välja, aga ma ei leiagi. Me peast nüüd ei mäleta, aga Eestis minu meelest oli, ma ei hakka seda ütlema, me just tegime proovikivile, mis on Tallinna Ülikooli siuke projekt ka õiglase kaubanduse kuu osas. Nii, kohe ütlen, õiglase kaubanduse osas toreda klipi. Ja et Eestis müüakse siis keskmiselt 15 kilo banaani inimese kohta aastas. Ja see tähendab, et kokku ostavad eestlased aastas ligi 21 miljonit kilo banaane. Vot. Ja tegelikult väga suur osa kogu maailma banaanide ostmisest tulevad Euroopa Liitu. Et meil on ikkagi väga suur kohustus. Et Eestis müüakse väga palju šokolaadi. Aga siin on nüüd üks näide sellest, et kui oluline on ka see, kes su riided on teinud, kas sa tead, kus kohast su riided tulevad ja kes need päriselt teinud on. See on üks kampaania, mis on ka Fairtrade'iga seotud, see on Fashion Revolution. Ehk siis, et ühelt poolt on inimeste töötingimuste tagamine, et nad saaksid mõnusalt töötada ja teiselt poolt, et aga mis materjalist need riided on. Õiglase kaubanduse puhul on hästi oluline see miinimumhind, ehk siis, et on tagatud, et inimesed igal pool saavad oma õiglase miinimumhinna kätte, mis lähtub siis turuhinnast, et kellelegi ei tõmmata kotti pähe, on hinnalisa ja siis on need töötasu ja tingimused ja keskkonnasõbralik tootmine ja siis orjatöö igasugune on keelatud. Aastane käive on ikkagi miljardites ja 125 riigis on siis kättesaadav. Sellest ma tegelikult juba jõudsin teile natuke rääkida, et ma isegi lähen siit mööda, ma tahtsin otsida üles, et on selline koht, kus kohas natuke nuputamist, et kas piimal või munal näiteks saab olla Fairtrade'i märgis, et tegelikult ei saa. Ja kas Fairtrade'i märgisega tooted on ilmtingimata kallimad, on näidanud ka meie uuringud, et nad ei ole. See süsteem on kõige usaldusväärsem, mida praegu on teada. Just selle tagamise pärast, ehk siis, et Flowcert, kes siis on sertifitseerimisorganisatsioon, kolmas ja erapooletu seisab kõrval. Ja kui te tahaksite teada, et millistes poodides või kus kohas müüakse, siis fairtrade.ee on see koht, kuhu minna. Praegu me uuendame seda veebilehte, et on meil natukene vanaks jäänud. Aga koolide poole pealt on niimoodi, et kui minna nüüd Fairtrade'i lehele, ma saaks veel lisada siia juurde, et mul vist on see slaid välja jäänud, ma vaatan. Et kui minna Fairtrade'i lehele, mille ma pärast siis jagan võib-olla siia ka uuesti, siis õiglase kaubanduse poole pealt, õiglase kaubanduse kuu võimalused, kuidas seda koolides siis päriselt tähistada saab. Kõigepealt on hästi oluline registreerida ennast sinna kuule. Et siis me teame, et kellega ühendustada ja kuidas aidata ja registreerida ennast võimalusel ka uuringule. Panen äkki need slaidid üldse siis kinni. Meie igapäevased ostud peaksid olema meie väärtuste pikendus, arvan mina. Ja maailm muutub iga ostuga, aitäh, on Fairtrade'i siuke klassikaline slogan. Nii, et hästi oluline on jah minna ja registreerida ennast ära. Ma tean, et ma olen saatnud laiali ka õiglase kaubanduse koolidele niisuguse kirja, kus ma olen tegelikult kõik välja kirjutanud, mida üldse on võimalik teha ja mismoodi, aga ma hea meelega jagan siia chati lihtsalt uuesti seda registreerimist ja samamoodi ka uuringut. Ja seal me siis anname, kui te olete registreerinud uuringule, siis me anname selle lingi, saadame kohe järgi. Siis on võimalus tellida kooli näitusi palmiõliste tarneahelast. Seda nüüd siis ka Victoria saab öelda, et ma tean, et oktoober minu meelest oli juba täitsa täis, aga 2 nädalat see välp saab olla või see viide on ju, et kui kaua see saab olla. Siis on meil olemas võimalus tellida õiglase kaubanduse töötuba
koolidesse. Tallinna Ülikooli noored tudengid käivad siis mööda Eestit ja teevad neid töötubasid. See on piiratud küll, aga nad teevad kakaost ja see on niisugune mänguline ja 2 tudengit ja see on saanud väga head tagasisidet varasemalt. Üks töötuba seejuures kestab 90 minutit ja jah, et ma isiklikult ei ole osalenud, aga ma olen kuulnud väga head vastukaja selle poole pealt. Meil valmivad ka õiglase kaubanduse voldikud nüüd oktoobri alguses, mis on niisugused pisikesed ruudukujulised, ühel pool on, et aga mis asi see Fairtrade on ja teisel pool, et miks see oluline on. Õudselt hea kihvt viis, jällegi võimalus tegelikult siis oma kooli õpilastega kogukonna mingi sündmus teha, kas koolis teha sündmusi ja siis seal kas rääkida ja jagada. Ja septembris läheb ka proovikivi käima. See on niisugune väljakutsete keskkond, mis siis ergutab õpilasi leidma loomingulisi lahendusi, et näiteks õpilased õiglase kaubanduse osas saavad lahendada niisugust proovikivi, mille nimi oli, et kuidas teha nii, et õiglane kaubandus oleks Eestis tavaline. Ja Mondol on tegelikult 3 proovikivi, üks on ka rände ja üks on kliimateemadel. Aga külalistundide kohta saab siis, Victoria ka ütleb mulle, et siin, kuidas see registreerimine on. Praegu on külalistundide registreerimine selliselt, et kirjutate minule, aga mis see täpselt minu mail ja kõik asjad on ja siis ma saan võib-olla siia chati panna. Victoria, kas see sobiks või? Kui ma panen näiteks selle... Siia, sa räägid. Kui ma panen... et ma tahaksin sinna chati tegelikult lisada nagunii ka selle õiglase kaubanduse kuu registreerimise ja õiglase kaubanduse uuringu registreerimise vormid. Kas see ma sobib? sain aru, et see on üks ja sama vorm, ei ole või? Ei ole. Ja, et pluss kindlasti lähtuda ka sellest, et alati on võimalus teha filmi vaatamisi ja Mondo filmikogu nüüd seekord on ka saanud täiendust. Päris kihvt on, ma arvan, teha filmide vaatamist ja siis kasutada neid lisamaterjale. Ja väga populaarne sellel aastal on olnud nende teemade liitmine meil endal ka, et kuidas kliima, igasugused keskkonnateemad, looduse teemad lähevad väga hästi kokku inimõiguste teemaga, kuidas inimõiguste teemad lähevad väga hästi kokku rände teemaga. Et nende koha peal me saame ka teha filmisoovitusi ja tegelikult Facebookis, nüüd õiglase kaubanduse klubi Facebookis meil hakkabki tulema iga kuu ka filmisoovitus. Et see on võib-olla ka üks koht, mida saab jälgida. Nii, kuidas ma saaksin veel nüüd abiks olla siis? Kas kellelgi on küsimusi näiteks ka selle õiglase kaubanduse kohta või õiglase kaubanduse kuu kohta, kas ma sain teie jaoks kõik olulise kaetud? Ma arvan, sa said päris palju öeldud ja meil tänane päev oli üsna tempokas, et sa said nüüd päris pikalt rääkida oma teemast, nii et ma arvan, et see oli päris hea infoblokk ja kui on küsimusi või kommentaare, äkki keegi tahab midagi jagada. Mõni kool, kes juba palju on teinud või teavitustööd teinud, kuidas see peale läheb noortele, kuidas on poodi minna, kohalikusse poodi ja seal teha sellist tutvumistööd, võib-olla teisi natuke julgustada. Üks asi, miks mina näiteks ka tahtsin väga siia tulla, oli tegelikult kuulda tagasisidet sellest, et kes on juba teinud õiglase kaubanduse nädalat või õiglase kaubanduse kuud ja kuidas see läinud on, kuidas me saaksime veel abiks olla ja kuidas siis õpilased on selle teema üldsegi vastu võtnud. Mul oleks hästi huvitav seda kuulata, et ma arvan, et see aitaks. Ma võin kohe tanki panna mõned inimesed. Palun, Karin Keert. Karin? Äkki Karin on eemal arvutist? Ei ole. Ei ole, no räägi. Mina käisin 4 lapsega, neile väga meeldis, et Viimsi Deliisis olime. Et nad said inimestega suhelda, said praktiseerida natukene vene keelt ja siis minu arust oli tagasiside positiivne, et neile meeldis. Et nüüd nad läksid küll ära 9. klassist gümnaasiumisse. Et nüüd ma ei tea, kas selliseid julgeid sellel aastal ka on olemas mul. Ma ei tea, kas sellel aastal koolid lähevad üldse poodidesse, see koroonavärk võib olla pigem mitte. Jah, et ma ei teagi täpselt, kuidas me seda õiglase kaubanduse nädalat teeme, et mis meil seal üldse võimalik teha on.
no sina, Karin, oled ikka näitusi tellinud ja teinud töötube ja kutsunud endale. See on siis Viimsi kool, Liisa, saad tutvuda. Et kas muidu on raske õpilastega sel teemal rääkida või lähevad ilusti kaasa? Sa küsisid minu käest praegu, jah? Sinu käest, jah, kui eksperti. Minu laste seas on skeptikuid. Siis on neid, kes on positiivselt üllatunud, et sellised organisatsioonid on. On selliseid, kes pärast muudavad oma käitumist ja eelistavadki neid šokolaade või banaane ja asju. Et on igasuguseid lapsi. Et mina olen küll nagu saanud nendega kontakti, et nad nagu otseselt vastu ei ole. No ainult asi, et need näitused ja asjad, mis me oleme tellinud, et ma saan aru, et me seal natukene vaatasime kodulehe peal, et need ei ole väga muutunud, et kui iga aasta või üle aasta tellida täpselt sama näitust, et siis osad lapsed, kes on juba näinud seal 7. ja siis jälle 9, et need on need samad, et nad võiksid natukene mingi teise nurga alt, aga muidu väga nagu toredad on. Lihtsalt me vaatasime just, et kas tellida, et kas on midagi toredat uut tulnud, et ei olnud. Meil praegu on tegemisel tegelikult üks uus näitus küll. Ja olen nõus sinuga, et praegused näitused on väga head, aga tahaks küll siia tuua lisateemasid ja värskendust. Lisaks poodide teema jääb ära, sest et on koroona ja poeketid arvavad ka seda, et võib-olla tarbijad üldse, kui me ise läheme poodi, et kas inimesed üldse tahavad seda, et seal on õpilased veel juures ja arvate, et vast ei taha. Aga asjad, mida kindlasti teha, on võtta film, teha põnev tund õiglasest kaubandusest või siis sidudagi see ära ka inimõigustega ja siis kindlasti läbida. Tere, Karin. Et mis ma hakkasin sulle vastama, et mida siis nagu päriselt teha, eks ju, et ikkagi rääkida koolitunnis õiglasest kaubandusest ja sidudes ise ära rääkida inimõigustest ja keskkonnast sinna juurde, et need filmisoovitused ja kasutada materjale, mis on filmidega käivad koos. Ja kui seda siduda veel kliimamuutuste ja rändega, millega nad on tegelikult tugevalt seotud, siis saab ju ka korraldada lausa maailmanädal või maailmapäev ja küsida Mondolt toetusraha. Et siis saab ka kas või õiglast nänni osta ja koos lastega ka seda proovida, katsetada, degusteerida. Ja alati on hea võimalus teha mingeid kogukonna sündmusi, et siin mõned koolid näiteks teevad ikkagi õiglase kaubanduse nädalat nüüd oktoobri lõpupoole. Nad teevad oma kogukonnas ka uuringuid, et kes kui palju teab ja ostab ja pluss käiakse läbi kohalikud poed ja vaadatakse ja küsitakse ka. See on hästi suur asi, et meie inimestena, kes me ostame poest asju, et me isegi kui me ei leia, siis me lähme küsima, et aga kus kohas on, ma päriselt tahan õiglase kaubanduse asja. Sest ega ärimees paneb riiuli selle, mida inimesed ostavad. Aga ma pean jõuliselt katkestama, sest meil on lõunaajast juba 11 minutit läinud ja see on püha aeg. Ja meil tegelikult, Liisa, Indra, ütleme, et Mesisuu on üks selline õiglase kaubanduse sõber. Kindlasti tead, Tartus tegutseb, teeb torte ja makroone. Nemad on meil siis meie konverentsil alati teinud meile väga ägedat torti ja nüüd sel aastal, kuna me tegime veebikonverentsi, siis me tellisime makroone just Mesisuust ja saatsime laiali igasse kooli. Nii